ma jätkan teida seda teema NLP-massaažis ja just me rääkisime sellest, et muutused toimuvad siis, kui sa aktsepteerid oma reaalsuse, oma praeguse seis ja mul tuli klient, tal on soov ja mitte soov, tal on eesmärk ja see, mis praegu pakub turg, talle ei sobi. Ja ta ei ole rahul sellega, mis on olemas, aga see, mis talle meeldib, võtab rohkem raha. Ja ta ütles, et seda, mida mina praegu saan endale võtta ja lubada, mina ei ole sellega rahul ja ei jää kunagi sellega nõus. See, mis vajab või mis vastutab minu soovidele, maksab rohkem ja ma teenin rohkem raha selleks, et võtta see, mis ma tahan, mitte see, mis ma saan endale täna lubada. Ja ta vihkab seda olukorda, kui tingimused nõuavad nõuda sellega, nõustada sellega, mis on. Ja selline väga tugev seis, tugev isik on tema sees ja ta ütles, et ta teab, kuidas täita oma soovid. Ja kui ta tuli täna massaažile, oli väga põnev, et igav, kui ma töötasin tema kehaga, tema töötas oma projekti peal ja niikaua, kui ta oli massaažil, tal oli töökoosolek, kus nad võtsid tööle endale uue inimese. Mis ma tahan sellega öelda, et kui on soov, siis ja tänase olukorra reaalne arusaamine, siis on lihtsam edasi ehitada järgmised sammud, mida tuleb teha selleks, et jõuda sinna, kuhu ma tahan või mis ma tahan. Ja see ei tähenda, et ta ei oska puhata, ta ei oska tööd teha, vastupidi, ta väga hästi oskab puhata ja tema ühe tööpäeva jooksul on tunnid aega selleks, et mis ta panustab iseendale, sest ta teab, et mida paremini ta tunneb iseennast, mida paremini ta tunneb ennast omas kehas, seda efektiivsem ta on tööl ja tema panustab aega iseendasse selleks, et saavutada parimad tulemused. Ehk muutused algavad sellest, kui sa aktsepteerid seda olukorda, mis sul on.